Mul on väga austav astuda lavale oma õppejõu järel, et mina olen Tartu Ülikoolist üks esimesel kursusel, kes ökoloogia ja bioloogilise mitmekesisuse siis bakalaureuseõppe lõpetas. Ja nüüd olen ma siis sellesama tööd siin tegemas teie ees. Ja ma tulen nagu Kesk-Eestist, ma tulen maalt, ma olen ühe jalaga Lääne-Virumaal, ma olen üles kasvanud sellises peretalus, kus praeguselt on meil siis 1200 hektarit harimises. Aga teise jalaga olen ma ka Türil, ehk siis on see põhjus võib-olla, miks oli võimalik mind täna siia kutsuda, et ma ikkagi olen linnaga ka seotud. Türi on küll selline väike aedlinn, aedade linn ja kevadpealinn, aga siis ma enda jaoks ühendan need teemad kuidagi, üks inimene olen, on ju, pean nad nagu kokku panema. Ja see töö, mis Meelis siin taustal ette ära tegi, oli hästi hea, et see nagu rääkis kogu sellest suurest pildist ära ja see ongi see nagu minu ka kutsuv kutse, mille tõttu ma seda kõike teen. Ja toidusalude puhul mind lummab võib-olla kõige rohkem seesama lause, et toidusalu on eluaegne vaikne seiklus. See pilt on minu enda maakohast, kus ma 2011 vist 11-12 hakkasin esimesi puid ja põõsaid istutama ja katsetama siis selle idee elluviimist. Lootsin ka sinna kunagi elama jõuda, aga see ei ole veel mu selles elus juhtunud, et elan hoopis Türil, aga see paik muudkui kasvab edasi ja on mind väga palju õpetanud aastate jooksul. Mulle meeldib alati, et permakultuur on nüüd nagu selle 10 aasta jooksul, mis ka mina olen sellest kõnelenud, mingis mõttes nagu plahvatanud ja see, mis siin Tallinnas on nüüd juhtunud, et 50 aeda, annab ikka imetleda seda tööd. Aga mulle meeldib, et me hoiaksime selle juures, kui meil alati nagu asjad hakkavad suuremaks minema, et siis Maria tõi ka välja, et me peame mõtlema, mis on meie visioon, mis on meie selline suurem pilt, et me sinna tuhnimisse nagu mingis mõttes ära ka ei kao, et me seda suurt asja meeles hoiame ja siis mind on kõlentanud siiamaani läbi selle ökoloogia õpingute ja mu teine bakalaureusekraad on õigusteaduses, et sealt võib-olla see mõte veel juurde, et selline eetika või selline süsteemi eetika põhjus, et miks ma mingisuguseid asju teen. Ja ma olen sinna juurde põiminud siis selle enda sõna edasihoidlikkus, mis ma avastasin mõned aastad tagasi ja selle permakultuuriga kokku pannud. Ja selle juures ma arvangi, et lisaks sellele, et meil on vaja kasumit teenida siin justkui selles majanduskeskkonnas ja selles ühiskonnamudelis, siis me võiksime mõelda ka teiste asjade peale ja need on need, mis selle elurikkuse juures võib-olla kõlavadki seal sees. Et hoiame seda maad, hoiame seda planeeti, ja see on tähtis selle tõttu, et siin on elu. Ja mulle meeldib, et eesti keeles on need asjad hästi omavahel seotud. Loodus, lootus, loovus, loomine, et need kõik on, ja siis veel lugu on ju, loo on ju, et need on kõik nagu sellest ühest tüvest pärit ja ma arvan, et see on see, mis on meie nagu kõige sügavam juur võib-olla mingis kohas ja sellest juurest kinnihoidmine ja samas selle juure kui sellise nagu ülevalt poole vaatamine võib-olla kui nagu võra või nagu kosmose poole sirutamine, et vähemalt mind inspireerib see nagu kõik need aastad, mis ma olen seda elu elanud võib-olla või nagu seda teadlikku elu elanud, et need kogu aeg mind uuesti inspireerivad. Et loodusel on selline lõpmatu võimekus meid tegelikult kõnetada, sest et me oleme ise ju nagu sellest loodusest tehtud. Ja meie ise ongi siis see teine eetika, et hoiame inimesi või inimhoidlikkus, et neid süsteeme on ju olnud, kus inimene on tähtsusetu, on ju, ja praegugi on maailmas selliseid asju, aga meie siin praegult nagu püüame seda tasakaalustada ja hoida ka inimest päriselt pildil, nagu teiegi on ju, et ei ole niimoodi, et planeedil on parem, kui inimest poleks. Et kõik need teod, mis on head, mis kõlavad loodusega kokku, et meil on nii palju võimalusi paremaks teha siin asju, et meie, öeldakse, et mõõdame meie jalajälgi, et see on nagu sihuke suur ja paha on ju ja põlevkivi ja kõik asjad. Aga meil on käed ka. Nende kätega me saame oma käejälgi teha ja need käejäljed saavad väga palju head teha, sõltumata sellest, mis meie arvutuslik jalajälg on mingi suurte süsteemide mudelites.
Nii et ja eelkõige siis nagu iseendast, et kõige tähtsam on ikkagi hea tuju ja seesama, et sa ise märkad seda mitmekesisust, sa õpid aru saama, et see nii-öelda roheline betoon ehk muru ei olegi võib-olla maailma parim asi, et midagi muud on väärtuslik. Ja siis kolmandaks tulevahoidlikkus või permakultuuris on see algselt sõnastatud kui ülejäägi jagamine. Et ma ei hoia, nagu ma ei ole kitsi ja ma mõtlen selle peale, mis siin elust edasi ka saab. Ma mõtlen 10 aastat edasi, mõtlen 100 aastat edasi, mõtlen mitu põlve edasi. Mõtlen isegi 7 põlve edasi. Seda on ju põlisrahvad Ameerikaski nii-öelda sõnadesse pannud, mis on meieni jõudnud. Ja kõikide nende linnaaedade puhul ka, et võiks nagu mõelda, et mis on selle linnaaia, et kuidas see linnaaed nagu kõikide nende asjadega tegeleb. Et kuidas on tema need, mis ta siin kuidas seda mulda hoiad, kuidas sa oma inimesi hoiad, et inimesed läbi ei põleks. Ja kuidas sa jagad, võib-olla nagu, et see jõuab siit, mis sa kasvatad kuskile edasi ka, seesama linnakorilas on hästi hea näide, et selline vabavara, vaba mari, vaba leht on ju, mida ma võin mööda minnes võtta, saada kõik need bakterid kätte, millega jällegi 3 päeva hästi elada on ju. Et kui ma kogu aeg seda teen, siis siis ongi kõik need 3 asja olemas ja täidetud. Ja me võiksimegi oma otsustes, oma suurtes otsustes, oma õigussüsteemis, oma linnavalitsemises, riigivalitsemises need 3 asja meeles pidada, et see oli see, mis ma mõtlesin õigust õppides, et vaata, kui meil oleks see nagu õigussüsteemi sees, et milline maailm meil siis võiks olla. Ja permakultuuri puhul on, võib-olla te olete kuulnud, kes on kuulnud permakultuuri põhimõtetest? Tõstke käed. Ohoh. Päris hea. Ma panin nad siia nii väikselt kirja, et ega te ei näe lugeda, aga need on väga kergesti leitavad. Muuhulgas teen väikest reklaami, et me oleme Põhjamaade Permakultuuri Akadeemiaga just novembri lõpuks valmis saama siis eestikeelse sellise disaini tööriista komplektiga, kus siis on eesti keeles need põhimõtted ja ka need eetika ja kõik igasugused erinevad tööriistad olemas, nii et sealt ma võtsin need slaidi, need 7 põhimõtet või 12 põhimõtet välja. Nii et see on tulemas ja see tuleb sellisel tasuta viisil, et kindlasti jagan neid võrgustikes, et teie siin Tallinnas saaksite ka sellest osa ja mujal Eestis. Aga korra võib-olla ütlen, miks ma need siia panin, mis on põhimõtete mõte, on see, et võid inspireerida, kui me peame mingisuguseid otsuseid langetama, ei tea näiteks, et viimasel ajal kõnetab selline põhimõte nagu, et pigem ühenda kui eralda. Ehk siis näiteks tänase päeva kontekstis ma olen siin kui Türi linnaaednik, ma teen oma tööd, sest et ma loon seal, mitte Türi linnaaednik, vabandust, Türi põhikooli toidusalu aednik. Ja minu roll on seda seal luua ja välja mõelda ja nüüd ma täna ka jagan natukene, mis ma seal teen. Ehk siis teen seda tööd, siis ma räägin seda, mis me seal maal rajame neid hekke, siis ma teen teist tööd, siis ma teen kolmandat tööd, ma räägin teile seda, et me tegime selle tööriistakasti ja siis ma olen koolitaja ka, ehk siis 4. ma nagu tegin hästi palju asju, ühendasin, ehk siis nagu umbes see, et 7 kärbest 1 hoobiga või midagi sellist. Et kui ta on võimalik, siis looge rohkem ühendusi, sest et siis on tegemist ökosüsteemiga, et need asjad ei ole eraldi. Ja mis on siis toidusalu? Et ma sain küll siin sellise keerulise sissejuhatuse, et nüüd saate kõik teada, on ju. Et kuna tegemist on eluaegse vaikse seiklusega, siis siiski ma ei saa teile kõik ära rääkida, te peate selle ise avastama. Aga ma lihtsalt tõin siia ühe pildi sellest, et toidusalu on eelkõige siis eluvõrgustik. Igasuguse eluvõrgustik, kus on olemas siis sellised metsale omased rinded, mis samas ei ole võib-olla nii tihedad, et seal liiga pimedaks läheks, et meil Eestis on eriti mõnel hooajal vähe valgust, see on küll pole kasvuaeg, aga ikkagi on see, et me ei tohi seda paika teha liiga pimedaks, muidu ei kasva meile tuntud toidutaimed, ei anna väga suurt saaki, aga põhimõtteliselt on seal olemas kõrgemad puud, keskmised puud, madalamad puud, kõrgemad põõsad, keskmised põõsad ja madalad põõsad ja erinevad püsikud, millest mõned võivad väga kõrged olla, siis madalamad pinnakattetaimed, erinevad taimed, mis on need, mida keegi ära varastada ei oska, need, mis on seal juurtega maa sees, seened,
Ja ka ronijad taimed, mis võivad päris kõrgele ulatuda. Et aga selle kohta on materjali, aga mis on selle juures kõige olulisem on see, et ta koosneb nendest elementidest, nii-öelda permakultuuri slängis on ja elemendid ehk siis mingisugused üksikud asjad, mis seal kasvavad, nagu need puud ja põõsad ja kõik, mis ma nimetasin. Aga need üksinda ei ole nii ägedad, neil on vaja seoseid. Et kui elementidel on seosed teisega koos, et kukub see vili maha ja siis sööb keegi selle ära või siis söön mina selle ära või siis sööb lind selle ära, siis ta, eriti hea on lindude ja loomadega, nemad käivad seal kakal, kus juhtub, on ju, mitte nagu meie, aga nemad nagu selles mõttes annavad tagasi. Nende väljaheide on ju tegelikult toit, on ju, see jõuab sinna tagasi ja siis selle abil tekib mingi toitaine ringlus ja võrgustikud. Ja mis süsteemi puhul, et on ainult elemendid ja seosed, et aga midagi on veel vaja, et on mingi eesmärk, mingi funktsioon, mingi siht. Ja see on see, mis iga toidusalu, iga kogukonna aia puhul, iga aia puhul on natuke erinev. Et mis ma selleks sihiks võtan, et kas ma tahan sealt õppida, need on need õpikohad on ja haridusliku eesmärgiga toidusalud, või ma tahangi päriselt toitu toota, me just rääkisime siin Maarjaga, et kas võiks nagu päriselt toitu toota, siis kuidas tervis võiks olla terviseedenduspaik lihtsalt, kus ongi lihtsalt selline metsik paik, kus on mis iganes taimed on, aga mida Maret räägib varsti, mis me nendega teha saaks on ja või mida korjata või mis juba ka räägiti on ja õitest. Siis, aga võib-olla see on hoopis kogukonna kokkutuleku paik. Võib-olla polegi nii oluline, mis seal kasvab, peaasi, et mul on kuhugi minna ja sõrmed mulda panna mõnikord ilma kinnasteta. Või siis lihtsalt ma tahangi luuda linnaruumi, kus oleks elurikkus. Võib-olla ma ise sealt ei korja, aga võib-olla keegi teine korjab, võib-olla linnud, putukad, seened, saab keegi midagi kuskilt. Või ka hoopis, kuidas kohaneda muutustega. Kliima muutub, öeldakse, et linnades on muidu ju kuumasaared, aga kui ma teen siin rohkem puid ja põõsaid, siis see on võimeline temperatuuri alla tõmbama. Või ka suurte selliste vihmahoogudega aitab paremini toime tulla. Ja neid toidusalu 4F on eesti keeles. Eesti keeles ei saa nii kergesti öelda, et kõik nagu ühe sama tähega ma ei suutnud välja mõelda. Aga et kui see sõna ütleb nagu justkui ära, et ainult toit on, aga tegelikult on seal palju võimalusi, et ma toidust isegi ei räägi, seda te juba teate, aga sellest on võimalik ka saada küttepuitu, on ju, meie selline traditsiooniline sooja saamise viis. Võib-olla linnas ei tohi enam küttegi peaaegu ahju, aga maal veel võib, aga lõket äkki võib teha. Kui sul on tuulekustuti kõrval, ma ei tea, siis tegelikult on võimalik toidusalu kohandada nii, et ma saan sealt mingisugust kiudu. Paljud kiud on küll sellised üheaastased taimed, aga siiski näiteks nõges. Ma olen nõgesest proovinud ise kiudu teha, väga huvitav, nõgesed võivad kasvada väga võimsalt. Nõgese kiudu kasutati ju teise maailmasõja ajal enne nende lendurikostüümide tegemiseks, need pidasid kuumale hästi vastu. Võib-olla meil jääb ühel päeval seda teadmist vaja. Mina olen alati mõelnud, Türi seal toidusalus võiks olla nõges just sellepärast, et kui mingi jama on majas, siis lapsed teavad, et söö nõgest ja jääd ellu. Et need lood Siberist on nagu need, mis on inspireerinud selles osas. Erinevaid struktuure ja tugesid saab kasvatada. Siis kui on loomad, siis seal tekib alati mingisugust ülejääki, see on võimalik allapanuna ära kasutada. Väetis. Taimed, mis koguvad mineraalained enesesse, mida siis omakorda on võimalik kas komposteerida või otse multsina kasutada, näiteks nagu see varemerohi. Siis inglise keeles pharmaceuticals ehk nagu natukene see F on seal niimoodi eesti keeles eriti hästi arusaadav, aga ma panin siis eestikeelseks vasteks ravumid, sest ma ei tahtnud ravimid panna, sest et nii ei tohi ju rääkida, et loodus on ravim. Aga ometi sealt saab asju, millega ennast turgutada, millega ennast hoida, kas või siis mikroobide mõttes. Ja alati võiks seal nagu tore olla, et see rõõm, mis ma saan sellest, et ma seal väljas tegutsen, et ma teistega kokku saan, et ma loodust tundma õpin, et see on hästi suur ja oluline osa sellest. Ja nüüd siis nagu lõpuks üks pilt sealt Türi põhikooli toidusalust, et me siis õnnestus pika kauplemise peale saada Türi kesklinna selline 3000 ruutmeetri suurune pind, kus oli varasemalt oli ka selliseid suuri puid nagu see tamm seal, aga olid ka sellised ronimispostid, mida te võite seal näha, et seal oli ka
korvpallivõrk ja ka võrkpallivõrk ja siis no selline liivaala, mis on seal praeguse hetkenigi. Aga seal kõrval on olnud kunagi Türil täitsa mitu hektarit õppeaedasid ja siis mulle tundus Türile 4 aastat tagasi elama minnes, et kuidas on võimalik, et seal ei olegi nagu kooliaeda. Noh, ja nüüd ma kuulen, et siin Tallinnas on ju, ma ei tea, 50 tükki igasuguseid aedu ja Türil umbes polnud ühtegi. Ja ometi on Türi ju aianduspealinn, kus need lapsed siis tulevad, kes seda teavad, et seal aianduskool pandi ammu juba kinni. Aga igatahes juhtus siis see, et mina ühe lapsevanemana siis ja ühe teise lapsevanemaga koos me siis selle mõtte välja käisime. Ma saan aru, et ma võin veel rääkida, on ju? Ei noh, millest me räägime? 200 õppe. Tallinn on ette jõudnud, ma arvan, see on suuresti tänu sellele, et linn on otsustanud seda toetama hakata ja selle sellist väärtust teab ja hoiab. Aga mis siis mina selle osas seal kooli toidusaluga oleme teinud, et mul on selja taga ka Türi haldus ehk siis see Türi valla haldusasutus, kelle käsutuses on palju lehti, oksi, multsi ja siis me olemegi, siis me eelmisel sügisel siis kuhjasime sinna palju hakitud lehti ja kohalikust maha võetud puidust tehtud puiduhaket ja siis need suured tüved siis ka päästsime hakkuri minemisest, võtsime just eriti, kus oleks auke ja igasuguseid lohke sees ja need siis said sinna servadeks ja ka sisse. Me pidime mõned puud sealt maha võtma, need on ka jäänud nagu sinna samma paika, nii et me oleme tekitanud siis nagu Türi kesklinna paiga, kust me ei vii midagi ära, vaid kus me toome juurde. Ja siis me näitame, et sellised asjad võivad ka eksisteerida, et noh, muidugi see tekitab pingeid, eriti kuna see asub Türi vallamaja sellise vaate koha peal, nemad teise korruse pealt vaatavad täpselt sinna otsa ja siis nad alguses olid väga murelikud, et kas me hakkame seal ometigi kartulit ja põhku kasvatama. Ja siis me selle tõttu selle esimese peenra, mis kõige nende poolsem on, et sinna ma juba istutasin flokse ja pojenge, noh, mis on muuhulgas ka söödavad taimed, aga noh, selle üks väike eesmärk on, et nendele ometigi meeldiks, et nad tuleksid selle mõttega kaasa ja nüüd nad siis seal niimoodi kaaluvad ja mõtlevad, et mis sellest arvata, aga teisipidi on meil Türi valla toetus täitsa olemas, et kuulsin, et vallavanem seal ükskord pidas kõne, et meil on sügiseks see valmis. Valmis ta muidugi pole, aga see asi liigub sinna poole ja huvitav on siis seda avastada. Ja siis ma esimese sammuna direktoriga on siis kokkulepe, et selleks sellel asjal oleks nagu edasi kestvus, edasi hoidlikkus, peaksime panema selle vundamendi hästi tugevalt paika, et kui juhtub, et mina enam ei jaksa seda teha või minu aeg saab otsa, et siis keegi teine oskaks seda üle võtta, et saaks aru, mis on need põhilised asjad, mille pärast me oleme selle teinud. Võtsin ette kooli arengukava, kõrvale siis selle permakultuuri eetika ja siis hakkasin sõnastama neid selliseid võimalikke missioone, noh, mida saab muuta, on ju, aga mis on mingi lähtepunkt, siis esimene kuna seal kooli arengukavas olid sellised märksõnad nagu tervis, koostöö, õpihuvi, kogukondlikkus, mingid sellised asjad, siis need ma põimisin sinna sisse, ehk siis, et me õpime taastama ja hoidma looduse ja iseenese tervist, terviklikkust ja elurikkust, kus siis on sees kõik need 3 eetikat, millest ma ennem rääkisin. Siis teiseks, et me harjutame koostööd ja hoolimist inimeste vahel, aga ka inimese ja looduse vahel. Sest et inimene kardab seda, mida ta ei tunne, millega tal pole seost. Et see on see, ma nägin ka mingisugust uuringut selle kohta, et need loodusega seotud hirmud, et need on seal nendes paikades, kus loodust on hästi vähe, järjest vähem on, need on seal aina suuremad, kus lapsed ei puutugi kunagi loodust, ei julgegi seda mulda katsuda. Noh, mind hämmastas, kuidas Kanadas ei julgenud inimesed metsas marju süüa, sest nad arvasid, et kui rebane on näiteks mustikale peale pissinud, noh, siis sa ei saa seda süüa ja seened, no jah, aga meil on nagu veel seda julgust natuke alles, et hoiame seda, et õpetame seda lastele ka, et ma arvan, et minu põlvkonnast mõned põlvkonnad järgmised vasti peaaegu nagu ei teagi. Et meil on vaja seda suhet hoida. Siis, et luua keskkond, kus kasvab õues ja looduselt õppimise huvi. Ehk siis me peame hariduslikult ka mõtlema, kuidas õues üldse õppimine toimub, et see ei tähenda, et tööleht peos lähen õue ja siis vaatan seda, mitte nagu loodust. Aga mulle tundub, et see on kõige väljakitsuma tegelikult, sest et see tähendab, et õpetajad peavad hakkama teistmoodi õpetama, ise loodusega võib-olla esmalt suhestuma.
Nii et selleni jõudmine on, me loome keskkonna, seda ma saan lubada, et me loome selle keskkonna, aga mis edasi saab, siis sõltub ajast ja nendest. Ja lisaks siis toetame hoolivate, ennast juhtivate ja loominguliste õpetajate, õppijate ja kogukonna liikmete sirgumist. Meil on see kogukonna mõõde seal ka juures, et tahaks, et see paik on ka selline, kus need vallaametnikud võivad tulla koosolekut pidama näiteks, kus võib-olla saab mingisuguse kogukonna üritusi teha. Meil on seal selline õppeklass ja kuur tulemas Liideri rahastuse toel. Meil ei ole Türi valla poolt nagu sellist raha, millega taimi osta näiteks praegu, et ma kõik oma taimed toon kas enda aiast või siis on need kuskil linnahaljastuses üle jäänud või siis näiteks lõpetajate puud oli esimene õunapuu, mis siis sai see sõstra roosa sinna, kuna seda lapsed tahtsid, siis see oli esimene seal paigast. Aga kõikide nende juures ma leidsin, on need nagu 3 eetikat olemas. Ja see on see kõige huvitavam, et kui sa need seosed teed ja kui sa eesmärke selliselt sead, et need oleksid seal sees olemas. Aga väljakutsed ma juba natuke hakkasin mainima, aga väljakutsed on selle silla ehitamine, nende seoste loomine päriselt selle kooli ja Toidusalu vahel. Siis jõuda selleni, et lastele ka tekib see tunne, et loodus on ägedam kui ekraan. Õpetajal tekiks ka sihuke tunne, et loodus on ägedam kui tööleht, õpik, töövihik on ju. Et seal on kõik olemas, loodus on nagu kõige parem õpetaja, täiesti tasuta, kogu aeg pakub infot on ju, võtta ainult ja saa aru. Aga selleks on vaja mingit sellist sisemist valmisolekut või seisundit võib-olla isegi. Kindlasti õppemetoodika, mitteformaalne haridus äkki aitaks meid õues õppega on teistkelt Eestis juba tegeletud, aga võib-olla see pole nii juurdunud igal pool. Ja siis mind natukene, nagu kui ma olen õpetajatega kohtusin paar nädalat tagasi ja kui ma nägin, kui nagu mingis mõttes väsinud ja tüdinud nad on, vaheajal ka on ja tulevad kokku, jälle peavad see midagi nagu mõtlema, kuidas nagu oma elu keerulisemaks teha. Siis ma ütlesin neile, et see pole eesmärk, et me ei taha selle aias teie elu keerulisemaks teha. Aga neil ei ole lihtne. Et võtta veel mingi teine asi omale juurde ei ole lihtne. Et siis ma mõtlesingi, et äkki esimene eesmärk võiks olla see, et nendel on tore, et neil on mingi koht, kuhu minna. Et vahepeal tundide keskel põgeneda kuskil ja istuda vaikselt nii, et keegi mind ei näe kuskil puu all. Et äkki siis neil on nagu, tekib endal see seos ja tekib nagu rohkem niisugust sisemist ruumi, et seda üldse suuta teha. Ja ma panin siia kõrvale, ma käisin hiljuti just koolitusel, kus räägiti, kuidas need muutused juhtuvad ja mis on need, millele tähelepanu pöörata, et koolitajaks oli siis sealt NLP, mis on siis neurolingvistiline programmeerimine, kes sealt oli koolitaja, kes rääkis meile, kui oluline on visioon. See kõige ülemine asi, et sealt saad asja hästi paika, siis see kõik ülejäänud nagu langeb laiali ja jõuab sinna. Aga miks mina panin selle noole sinna juurde, et probleem on selles, et aga inimesed, see kõige alumine on see keskkond, on ju see paik. Aga et kui inimesed ei kujuta seda ette, et minul on ettekujutus, mis see Toidusalu tähendab. Nemad justkui tahaksid, et see oleks juba olemas, et hea küll, siis tuleme, on ju. Aga ma ei saa seda enne valmis teha, sest nemad peavad sellega ise seonduma ka, on ju. Et ma ei saa nagu pakkuda neile toodet ja siis see on neile mingi võõras asi. Nii et siis selle sees on mingi selline väljakutse, et kuidas see saada nagu õiget pidi tööle, nii et juba oleks midagi, et nad usuksid sellesse ja siis panustaksid sinna kaasa. Ja nüüd lähme siis sinna põllumaade, et meil oli selline, te näete Lidli rahva usinaid käsi, kes siis teevad maailmale heategusid, tulid meil sügisel siis istutama oma kambaga ja siis oleme siis nagu otsaga jõudnud nüüd siis minu peretalu maadele, kus me koos Tartu Ülikooliga Loodusrikas Eesti projekti raames, me oleme siis üks talu, kuhu lisaks sellistele rohumaaribadele rajame ka hekke ja nende hekkide eesmärk on siis selline mitmekesisus siis kõigepealt, et me näeme, minu vend on nüüd talu juhtimise niimoodi suures plaanis üle võtnud ja me oleme jõudnud sellise äratundmiseni, et see elurikkuse riba nii-öelda potentsiaalis suurendab meie mullaviljakust, seal saab olla selline paik, kus nad kõik elavad, kui nad mujal põllu peal ei saa olla, et kus see lähtekoht oli, mina olen ka seda rohemeetrit mitu aastat vaadanud ja seda paika sisse pannud sinna ja siis ma pärast näitan, kus ma ma sain sealt põldude peal väärtuseks 4 Kesk-Eestis põllumajandusmaastikul. Väga kurb on ju, et isegi siin Tallinna kesklinnas on nagu vähemalt selle numbrite järgi olukord parem.
ehk siis me mõtleme seal maal, et seal on kõik hästi, on ju, et inimesed linnas ütlevad, minge maale ära, mis te selle elurikkusega siin linnas jamate, on ju. Aga maal ei ole seis parem kohati. Ja seda rohkem nagu mind nüüd lõpuks võeti sinna tööle tallu ökoloogina, et ma olen 15 aastat seal vaielnud, aga nüüd siis on tulemusteni hakkab asi jõudma. Ja siis minu ülesanne ongi siis seda elurikkust sinna tuua. Ja me siis loodame, et see teeb sellist mitmetasandilist tööd. Siis ma mõtlesin, et mis me paneme lihtsalt sinna nagu taimi, et võiks ikka mingit saaki ka saada. Et äkki me jõuame ühel hetkel selleni, et tahaks sealt õunu korjata ja siidrit teha. Või võib-olla tahaks sealt arooniatest midagi põnevat teha. Ehk siis me planeerime sinna ka selliseid taimi, mis on söödavad, näiteks õunapuud, arooniad, toompihlakad, viirpuud, mustad, punased ja magedad sõstrad, tikrid, sarapuud, pihlakad. Need on nagu need, mis meil praegult on juba maas. Siis maastike terviklikkuse peale mõtlesime, see on see rohekoridoride mõte, kaardi peal näeb seda natuke paremini. Siis teemaks on ju ka vesi ja tuul selles mõttes, et suurte lagedate väljade peal on ikkagi palju jahedam kui siin linnas, kuigi see on põhjaranniku linn, aga kus ei ole ühtegi maastiku sellist elementi, on ju, siis see tuul ei vaibugi kuhugi. Ja muuhulgas võib ta võtta kaasa päris palju mulda. Et meie küll enam ei künna oma põldudel, aga ikkagi võib neid hetki tekkida. Ja vesi, et juured sügaval maastikus hoiavad seda paremini, hoiavad mingit kohta, kus on vesi rohkem seotud. Ja niiskus selles mõttes ka, et tuul ei uhu üle ja ei vii seda niiskust ära, mis seal pinna lähedal on. Ja siis, kui me olime esimesed tekid istutanud, siis mul vend ütles, et kuule, et aga need on ju päris ilusad. Ja isa oligi selle argumendiga nõus, tema on neid teeservi nagu hästi õhukeseks lihvinud, on ju, et oleks ikka rohkem põldu ja rohkem saaki. Et siis, kui nüüd me siin ütleme, et 8 meetrit palun andke meile tagasi, siis isa oli alguses natuke murelik, aga kui ta ütles, et aga kui me paneme sinna tammed ja pärnad ja siis meil on selline ilus teeserv, et siis see nagu kõnetas jällegi teda, et teeme midagi nagu ilusat, et tema seda tõenäoliselt ei näe, võib-olla ei näe ka mina, on ju, aga nii siis see kunagi seal saab olema. Siin on siis kaart selle kohta, et kuidas need seal maastikus paiknevad. Meie see vanemate talukoht on siin metsanurgas ja siin taga on sellised metsad, kus mina olen siis käinud ja loodust tundma õppinud. Siis on meie uus kese siin, üks vana kole nõukasigala, mida me päästame ja elurikastame. Aga vaatasin neid maastikke, et siin põhjas on selline metsamassiiv siin taga ka ja siis altpoolt tuleb ka midagi vastu, aga siin vahepeal on ikkagi kilomeetrid mitte midagit, et rohemeetri peal siis need väiksed põllusaarekesed andsid seal mingisugust sellist plussi, aga nende mõju oli piiratud. Ehk siis see mõte oli, et võtame ette nagu meie endale kuuluvad maad, sest rendimaadele ei julge seda tõenäoliselt teha. Ehk siis me suutsime siit leida sellise jupi, et jääks keset põldu, et see kasu saaks ikka meie põldudele, mitte ei jääks siia naabri omale. Siis siia teeserva me julgenud panna, seal on Maa-ameti maa ja siis nemad võivad ühel hetkel seal torisema hakata. Aga siis lähme siit edasi teisele poole, siis nagu saab justkui kokku. Et seda me oleme märganud, et kitsed ja need liiguvadki mööda maastikku nende saarte peale ja siis sealt kuskil edasi, neil on juba mingid rajad, et võib-olla natukene siis mugandavad oma radasid ja lähevad sealt serva mööda. Ja siis praegult me oleme istutamise jõudnud enamasti siin selles kolmnurgas, et vaatasime, et teeme siis siia talu juurde sellise roheringi või kolmnurga, et esimesena tegime siukse katsejupi siia eelmise aasta sügisel ja siis nüüd sellel sügisel siis siia ja selle, et siin üks külg on veel tegemata. Ja need on siis väga erinevad, et siinpool on näha siuke väike põnev katse ka, et see oli selline minu põnevus, et kui mul kunagi küsiti, et mis on kõige väiksem tegu, mis sa looduse heaks saad teha, ja siis mul tuli siuke idee, et see oleks posti püsti panemine maastikule, et siis alati tuleb keegi sinna, kes toob mõne seemne kaasa oma väljaheitega ja siis seal hakkab midagi kasvama. Keegi maandub sinna, alati mingi lind maandub posti peale, kui terve põllu peal tal pole ju maanduda, sest et seal on nagu kõrre peal hästi püsi, vähemalt suuremad linnud. Et siis me panime sellise, et Maaülikooli siis teadlased tulid kaasa selle mõttega ja siis panime niimoodi 4 posti lihtsalt, tühjad postid ja siis seal all on siis pilt, et panime ka 4 sellist suuremat puud, seal on kased ja pihlakad niimoodi sarnaselt. Muidugi tugipostid on ka nii, et natuke justkui, et siis mõõdame, vaatame, kas midagi juhtub mingi aja jooksul. Aga teistel on siis sellised rohkem
üks eelmise sügise näide on siis sellest, et kus meil on siis 8-meetrine riba, kuhu sisse siis keskele panime puid ja põõsaid, mida peaaegu näha pole, sest et umbrohud on mõnes kohas suuremad. Katsetasime erinevate mulchidega, jõudsime praegult siis selleks sügiseks sellise lahenduseni, et panna papp alla ja siis hake peale. Ja ma tegin sellise katse, mõõtsin siis mulla tihest penetromeetriga ja reetsin siis see oli nüüd suvel, et seal vahetult puude põõsaste juures siis siin keskel, et siis oli 40 sentimeetri sügavuselt tuli selline tihes vastu. Siis läksin 1 meeter siit põllu poole, siin oli siis 30 sentimeetri peal ja siis, kui ma hüppasin siia oa sisse põllu peale, siis seal oli 20 sentimeetri peal juba tihes. Et juba selle ühe sügisega ja talvega oli tekkinud märkimisväärne muudatus nagu juurte või maa sees. Et see oli päris tore. Ja esimesed elurikkuse märgid veel, et me nüüd eelmisel nädalal esimene pilt on siis sellest, kuidas me villatutte ja villa mässisime puude ümber, sellepärast et juba olid avastanud selle paiga kitsed ja hakkasid usinalt neid ära sööma, et kohe, kui midagi maastikule ilmub, siis keegi tahab seda saada. Siis ma panin, seal sättisin natuke haket siin natuke veel soojema ajal, siis avastasin endast poole meetri kaugusel selle rästiku, kes ei olnud eriti agressiivne seal, lihtsalt istus ja vaatas, eks ta oli natuke uimane juba, jahedam ilm. Aga ka tema oli kusagilt sinna jõudnud, ma ei tea, kui seal lihtsalt oleks põld, siis ma ei tea, kas ta seal oleks olnud. Ja siis kolmanda pildi peal on see penetromeeter, millega ma siis mõõtsin mulla tihest. Ja lõpetuseks lihtsalt väike nimekiri ja pildid, et see on see üks teine riba, mis me siis sinna jõime, et mõõtsime seal ilusti ära kõik vahekaugused, meil on seal sellised kõvad Exceli tabelid, kus mis puhu käib, märkisime kõik ära, et siis kui see Lidli inimesed sinna tulid selle suure hurraaga, et siis nad hästi lihtne oleks, et nad peaks midagi mõtlema, ainult tegema. Aga panin ka siia nimekirja kõikidest taimedest, mis sinna on maha saanud liikidest. Meil on siis mänd, tamm, pärn, sanglepp, künnapuu, sookask, sellistest suurematest kohalikest puudest, vahele mõni ilupärast, mõni kinnalavaher, mis on selline madalam vaher, kiikapuud ja harilikud sirelid, mõned üksikud, siis mis annavad mingisugust saaki, pihlakad, õunapuud, karvased viirpuud, arooniad, mustsõstar, magesõstar, sinikuslapuu, toompihlakas, sarapuu ja tikker. Me tõime ka metsast taimi, eriti esimesel aastal ja tegelikult tahaks veelgi tuua, lihtsalt see on hästi töömahukas ja nõuab sellist natuke keerulisem seda planeerida, aga türnpuud, pooppuud, lodjapuud. Ja siis me panime ka pajusid, et oleks kevadil midagi esimestele tolmeldajatele võtta, erinevaid ja lämmastiku sidumiseks siis suurt ja väikest läätspuud, siis sinna eriti just viljapuude põõsaste juurde vahele, et katsetame siis sellega ka. Umbes selline see reaalsus seal maal siis on. Jah, siin pilt sellest, et hoiame siis koos edasi seda kõike asja, et see minu maakodu juures siis koos mu koeraga.